Ühel hommikul pistis vana vesirott pea urust välja. Tal olid säravad nööpsilmad ja karmid hallid vurrud ning tema saba oli nagu pikk must kummipael. Tiigis ujusid ringi pardipojad, kes nägid välja täpselt nagu kollaste kanaarilindude parv ning nende üleni valge, päris punaste jalgadega ema püüdis neile õpetada, kuidas vees pea peal seista. Te ei pääse kunagi paremasse seltskonda, kui te pea peal seista ei oska, kordas ta ning näitas neile iga natukese aja tagant, kuidas seda tehakse. Aga pardipojad ei pööranud talle mingit tähelepanu. Nad olid nii noored, et ei teadnud veel, milliseid eeliseid annab seltskonda kuulumine. Küll on sõnakuulmatud lapsed, hüüdis vana vesirott. Nad on tõesti uputamist väärt. Mitte sinna poolegi, vastas part. Iga algus on raske ning vanematel peab lõputult kannatust jätkuma. Mina ei tea isa tunnetest midagi, vastas vesirott. Mina ei ole perekonna inimene. Ma ei ole kunagi abiellus olnud ega kavatse ka edaspidi abielluda. Armastus on ju omast kohast päris tore, aga sõprus on palju ülevam. Ma tõesti ei tea, et maailmas oleks midagi üllamat või haruldasemat kui ustav sõprus. Ja kui tohib küsida, siis milline on sinu ettekujutus ustava sõbra kohustustest? Küsis roheline kanepilind, kes seal samas pajupuu otsas istus ja nende juttu pealt oli kuulnud. Jah, just seda tahtsin minagi teada, ütles part, ujus tiigi teise otsa ning seisis lastele eeskujuks pea peal. Tobe küsimus, hüüatas vesirott. Ma ootaksin muidugi, et minu ustav sõber oleks minule ustav. Ja mida teeksid sina omalt poolt? Küsis linnuke hõbedasel oksal kiikudes ja tillukesi tiibu lehvitades. Ma ei saa sinu küsimusest aru, vastas vesirott. Las ma jutustan teile sel teemal ühe loo, ütles kanepilind. Kas see lugu räägib minust? Küsis vesirott. Kui jah, siis ma kuulan, sest igasugused lood meeldivad mulle väga. See käib ka sinu kohta, vastas kanepilind, lendas alla, laskus tiigi kaldale ja jutustas loo ustavast sõbrast. Ennemuistsel ajal elas üks aus mehike, kelle nimi oli Hans, alustas kanepilind. Kas ta oli väga silmapaistev inimene? Küsis vesirott. Ei, vastas kanepilind. Ma arvan, et ta ei olnud sugugi silmapaistev, kui siis ehk ainult oma hea südame ja naljaka ümmarguse hea südamliku näo poolest. Ta elas üksi oma majakeses ning tegi iga päev aias tööd. Terves ümbruskonnas ei leidunud teist nii ilusat aeda. Seal kasvasid habenelgid, levkoid ja hiirekõrvad. Seal olid punased roosid ja kollased roosid, helelillad ja kuldsed krookused ning purpursed ja valged kannikesed. Aed kurekell ja aas jürilill, majoraan ja basiilik, nurmenukk ja võhumõõk. Kollased nartsissid ja nelgid õitsesid ja õilmitsesid järge mööda kuude kuludes. Üks lill astus teise asemele, nii et aias oli alati silmale ilu ja nuusutamiseks meeldivat lõhna. Väikesel Hansul oli palju sõpru, kuid kõige ustavam neist oli Mölder Suur Haag. Rikas Mölder oli tõesti väikesele Hansule nii ustav sõber,
et ei läinud tema aiast kunagi mööda, ilma et ei oleks kummardanud üle tara ega noppinud suure lillekimbu või korjanud peotäie maitsetaimi või siis toppinud taskud täis ploome ja kirsse, kui puuvili oli küps. Tõelistel sõpradel peab kõik ühine olema, oli Möldril kombeks öelda, ning väike Hans noogutas ja naeratas. Ta tundis suurt uhkust, et tal on nii üllaste mõtetega sõber. Mõnikord pidasid naabrid seda küll veidraks, et rikas Mölder väikesele Hansule kunagi midagi vastu ei andnud, kuigi tal oli veskisse varutud 100 jahukotte ning tal oli 7 lüpsilehma ja suur kari villalambaid. Aga Hans ei vaevanud kunagi sääraste asjadega pead ning kõige suurema rõõmuga kuulas ta, kui imeliselt rääkis Mölder tõelise sõpruse omakasu püüdmatusest. Nii töötaski väike Hans oma aias. Kevadel, suvel ja sügisel oli ta väga õnnelik. Aga kui saabus talv ning tal ei olnud puuvilju ega lilli, mida turule viia, kannatas ta kõvasti külma ja nälga ning pidi sageli magama heitma, söönud õhtu eineks ainult mõne kuivanud pirni või kõva pähkli. Talvel vaevas teda ka üksindus, sest siis ei käinud Mölder tal kunagi külas. Kuni lumi on maas, pole mul mingit mõtet väikest Hansu vaatama minna, oli Möldril kombeks oma naisele öelda. Sest kui inimesed on hädas, tuleb nad rahule jätta, mitte aga neid oma külaskäikudega tülitada. Vähemasti nõnda saan mina sõprusest aru ning ma olen kindel, et mul on õigus. Seetõttu ootan ma, kuni tuleb kevad ja lähen siis talle külla, et ta saaks oma suureks rõõmuks anda mulle korvitäie priimulaid. Küll sa oled teiste vastu tähelepanelik, vastas naine, kes istus mugavas tugitoolis kamina ees, kus põlesid männihalud. Tõesti väga tähelepanelik. Nii tore on kuulda, kuidas sa sõprusest räägid. Olen kindel, et isegi vaimulik ei oska öelda nii ilusaid sõnu nagu sina. Kuigi ta elab 3-korruselises majas ja tema väikeses sõrmes on kuldsõrmus. Aga kas me ei võiks väikest Hansu siia kutsuda? Küsis Möldri kõige noorem poeg. Kui väike Hans on hädas, annan ma talle poole oma pudruportsust ja näitan talle oma valgeid küülikuid. Oled sina alles rumal, hüüdis Mölder. Ma tõesti ei tea, mis kasu on sul koolis käimisest. Paistab, et sa ei õpi seal midagi. Kui väike Hans tuleks siia ja näeks meie koldesoojust, tugevat õhtusööki ja suurt punase veini vaati, võiks ta kadedaks minna. Aga kadedus on väga kole asi, mis võib igaühe iseloomu rikkuda. Mina küll ei luba Hansu iseloomu ära rikkuda. Ma olen tema parim sõber, hoian tal alati silma peal ning jälgin, et teda kiusatusse ei viidaks. Pealegi, kui Hans tuleks siia, paluks ta mult võib-olla natuke jahu laenuks ning seda ma anda ei saaks. Jahu on üks asi ja sõprus teine asi ning neid ei tohi segi ajada. Neid sõnu kirjutatakse erinevalt
ning neil on täiesti erinev tähendus. Sellest saab igaüks aru. Kui hästi sa räägid, ütles Möldri naine ja valas endale suure klaasitäie sooja õlut. Mul tuleb lausa uni peale, täpselt nagu kirikus. Paljud inimesed teevad häid tegusid, vastas Mölder. Aga väga vähesed inimesed räägivad hästi, mis näitab, et rääkimine on neist kahest raskem ja ülevam tegevus. Ning ta saatis üle laua range pilgu oma väikesele pojale, kellel oli nõnda häbi, et ta langetas pea. Läks näost punaseks ja pillas tee sisse pisaraid. Aga ta oli alles nii noor, et talle tuleb andeks anda. Kas sellega lugu lõpebki? Küsis vesirott. Muidugi mitte, vastas kanepilind. See on alles algus. Siis oled sa ajast maha jäänud, ütles vesirott. Tänapäeval alustab iga hea jutuvestja lõpust, läheb siis alguse juurde ning lõpetab keskpaigas. See on uus meetod. Kuulsin sellest eile põhjalikult kriitikult, kes ühe noormehega ümber tiigi jalutas. Ta rääkis sellest meetodist pikalt ja laialt ning tal oli kindlasti õigus, sest tal olid sinised prillid ja kiilas pea. Ning mil iganes noormees mõne märkuse tegi, vastas ta alati päh. Aga räägi oma lugu edasi. Mölder meeldib mulle väga. Minul endal on ka igasuguseid ilusaid mõtteterasid. Seepärast seob meid suur hingesugulus. No nii, jätkas kanepilind kord ühel, kord teisel jalal hüpates. Niipea, kui talv läbi sai ning priimulad oma kahvatukollaseid täheõisi avama hakkasid, ütles Mölder naisele, et ta läheb väikest Hansu vaatama. Küll sinul on ikka hea süda, hüüdis naine. Sa mõtled alati teiste peale. Aga ära unusta suurt korvi. Millega sa muidu lilled ära tood? Mölder siduski tuuleveski tiivad tugeva raudketiga kokku ja läks, korv käevangus, mäest alla. Tere hommikust, väike Hans, ütles Mölder. Tere hommikust, vastas Hans labidale nõjatudes ja laialt naeratades. Ja kuidas sa oled terve talve elanud? Küsis Mölder. See on sinust tõesti väga kena, et sa seda küsid. Tõesti kena, hüüdis Hans. Eks mul olnud üsna raske, aga nüüd on kevad käes. Ma olen päris õnnelik ja kõik minu lilled kasvavad hästi. Me rääkisime talvel sinust tihti, ütles Mölder, ja mõtlesime, kuidas sul küll läheb. See oli teist kena, kostis Hans. Ma hakkasin juba kartma, et sa oled mind unustanud. Hans, sa paned mind imestama, ütles Mölder. Sõbrad ei unusta kunagi. See ongi sõpruse juures kõige imelisem. Aga sa vist ei mõista elu poeesiat. Muide, sul on väga ilusad priimulad. Nad on tõesti väga kaunid, nõustus Hans. Ja mul vedas, et neid on nii palju. Ma viin nad turule, müün bürgermeistri tütrele ning ostan selle raha eest oma käru tagasi. Ostad oma käru tagasi? Ega sa taha ometi öelda, et sa müüsid selle maha? Mäherdune rumal tegu. Asi on selles, et ma olin sunnitud müüma, ütles Hans.
Tead, see talv oli mulle väga raske ja mul polnud enam üldse leivaraha. Ma müüsin siis kõigepealt maha oma pühapäeva 6 hõbenööbid, seejärel suure piibli ning lõpuks ka käru. Aga nüüd ostan ma need kõik tagasi. Hans, ütles Mölder, ma annan sulle oma käru. Ega see tegelikult päris korras ole. Üks külg on puudu ja rattakodaratega on ka midagi lahti. Aga sellegipoolest annan ma käru sulle. Ma tean, et see on väga helde tegu ja paljud peavad seda kindlasti suureks rumaluseks. Aga mina ei ole niisugune nagu teised. Mina arvan, et heldus on sõpruse alus ning pealegi on mul endal uus käru. Jah, sinu süda võib rahulik olla. Ma annan sulle oma käru. See on tõesti helde tegu, ütles väike Hans ning tema naljakas ümmargune nägu lõi üleni rõõmust särama. Ma saan käru kergesti ära parandada, sest mul on majapidamises üks plank. Üks plank, ütles Mölder. Just seda läheb mul küüni katuse jaoks vaja. Katuses on väga suur auk ning kui ma seda kinni ei pane, saab kogu vili märjaks. Kui hea, et sa sellest juttu tegid. See on tõesti tähelepanuväärne, kuidas üks heategu alati teise kaasa toob. Mina andsin sulle oma käru ja nüüd annad sina mulle oma plangu. Muidugi on käru palju rohkem väärt kui plank, aga niisugustele asjadele ei pööra tõeline sõprus kunagi tähelepanu. Palun too see plank kohe siia ja ma hakkan juba täna küüni parandama. Muidugi, hüüdis väike Hans, jooksis kuuri ja tiris plangu välja. Ega see kuigi pikk ole, ütles Mölder planku silmitsedes. Ning kui mina oma kuuri katuse parandatud saan, ei jää sulle vist enam käru parandamiseks midagi üle, kuid ega mina selles süüdi ole. Ja nüüd, kui ma olen sulle oma käru andnud, tahad sa kindlasti mulle natuke lilli vastu anda. Võta see korv ja vaata, et sa selle päris täis paned. Päris täis, küsis väike Hans üsna kurvalt, sest korv oli tõesti suur ja väike Hans teadis, et kui ta selle täis paneb, ei jää tal enam midagi turule viimiseks ning ta tahtis väga oma hõbenööpe tagasi saada. No kuule, vastas Mölder, ma ju andsin sulle oma käru ning minu meelest pole see sugugi palju, kui ma sinult mõne lille palun. Võib-olla ma eksin, aga minu meelest on sõprus, tõeline sõprus, täiesti vaba igasugusest isekusest. Mu kallis sõber, minu parim sõber, hüüdis väike Hans. Sa võid võtta kõik minu aialilled. See, et sina mind hindad, on mulle alati tähtsam kui hõbenööbid. Ta läks ja noppis kõik oma ilusad priimulad ja pani Möldri korvi lilli täis. Hüvasti, väike Hans, ütles Mölder ja läks mäest üles, plank õlal ja suur korv käes. Hüvasti, vastas väike Hans
ja hakkas üsna rõõmsalt kaevama. Tal oli käru üle nii hea meel. Järgmisel päeval kinnitas ta parajasti kuslapuud veranda seina külge, kui ta kuulis, et Mölder teda tee pealt hüüab. Ta hüppaski redeli pealt maha, jooksis aeda ja vaatas üle tara. Seal seisis Mölder, suur jahukott seljas. Kallis väike Hans, ütles Mölder, ega sul pole ju midagi selle vastu, kui sa minu asemel selle jahukoti turule viiksid. Mul on nii kahju, kostis Hans, aga täna on mul tõesti väga kiire. Ma pean kõik oma ronitaimed üles siduma, lilled kastma ja rohu kokku riisuma. No tõesti, ütles Mölder, pidades silmas, et ma annan sulle oma käru, oleks äraütlemine minu meelest lausa vastutulematu. Ära räägi nõnda, hüüdis väike Hans. Mingi hinna eest ei tahaks ma olla vastutulematu. Ning toonud joostes toast mütsi, rühkis ta minema, suur kott turjal. Päev oli väga kuum ja tee hirmus tolmune ning juba enne 6. miilitulbani jõudmist oli Hans nii väsinud, et ta pidi istuma ja puhkama. Aga ta astus vapralt edasi ning jõudis lõpuks turule. Vähese ootamise järel müüs ta jahukoti väga soodsa hinnaga maha ning pöördus kohe koju tagasi, sest ta kartis, et hilja peale jäädes võib ta veel röövlitega kokku sattuda. Täna oli muidugi raske päev, ütles väike Hans magama heites endamisi. Aga mul on hea meel, et ma Möldrile ära ei öelnud, sest ta on ikkagi minu parim sõber ning annab veel pealegi mulle oma käru. Järgmisel hommikul vara tuli Mölder jahumüügist saadud raha järele, aga väike Hans oli nõnda väsinud, et ta oli alles voodis. Tõesõna, ütles Mölder, sa oled väga laisk. Kui pidada silmas, et ma annan sulle oma käru, võiksid sa minu meelest rohkem tööd teha. Laisklemine on suur patt ning see ei meeldi mulle kohe kindlasti, kui mõni minu sõpradest on laisk või logard. Ei maksa pahaks panna, et ma seda niimoodi otse välja ütlen. Loomulikult ei tuleks see mulle pähegi, kui ma sinu sõber ei oleks. Aga mis kasu on sõprusest, kui inimene ei tohi öelda täpselt seda, mida ta mõtleb? Meeldivaid asju öelda, meelitada ja meele järele olla võib igaüks. Tõeline sõber aga ütleb alati ebameeldivaid asju ega karda haiget teha. Kui on ikka tegemist tõesti hea sõbraga, siis ütleb ta just nimelt ebameeldivaid asju, sest ta teab, et nõnda teeb ta head. Anna andeks, ütles väike Hans silmi hõõrudes ja öömütsi peast tõmmates. Aga ma olin nii väsinud, et mõtlesin natuke aega voodis lamada ja linnulaulu kuulata. Tead sa ka, et pärast linnulaulu kuulamist läheb mul töö alati jõudsamalt. Noh, see on tore, ütles Mölder väikesele Hansule õlale patsutades. Sest ma tahan, et sa tuleksid kohe, kui sa riides oled, veskisse ja parandaksid mul kuuri katuse ära.
Vaene väike Hans tahtis väga oma aias töötada, sest tema lilled olid 2 päeva kastmata, aga kuna Mölder oli nii hea sõber, ei tahtnud ta ka temale ära öelda. Kas see oleks sinu meelest väga vastutulematu, kui ma ütleksin, et mul on kiire, päris ta häbeliku ja argliku häälega. No kuule, vastas Mölder, pidades silmas, et ma annan sulle oma käru, pole see minu arvates küll palju palutud. Aga kui sa ära ütled, lähen ma muidugi ja teen selle ise ära. Oi ei, mitte mingil juhul, hüüatas väike Hans, hüppas voodist üles, pani ennast riidesse ja läks kuuri juurde. Ta töötas seal terve päeva, kuni päikeseloojanguni, ning loojangu ajal tuli Mölder vaatama, kuidas tal töö edeneb. Kas auk katuses on juba parandatud, väike Hans? Hõikas Mölder reipalt. Täiesti parandatud, vastas väike Hans redelit mööda alla ronides. Jaa, kõige meeldivam töö on ikka see, mida tehakse teiste jaoks, ütles Mölder. Sinu jutu kuulamine on muidugi suur au, ütles väike Hans istet võttes ja laubalt higi pühkides. Väga suur au, aga minul ei tule küll vist kunagi nii ilusaid mõtteid pähe nagu sinul. Küllap tuleb, lausus Mölder, aga sa pead rohkem vaeva nägema. Praegu tunned sa sõprust ainult praktilisest küljest. Ühel ilusal päeval omandad sa ka teooria. Arvad sa tõesti nii? Küsis väike Hans. Ei mingit kahtlust, vastas Mölder. Aga kui sa nüüd katuse ära oled parandanud, mine parem koju ja puhka, sest ma tahan, et sa homme minu lambad mägedesse ajaksid. Vaene väike Hans ei söendanud selle peale midagi kosta ning järgmisel hommikul vara tõi Mölder lambad tema majakese juurde ja Hans hakkas nendega mägedesse minema. Minek ja tulek võtsid tal terve päeva ning koju jõudes oli ta nii väsinud, et ta jäi toolil istudes magama ning ärkas alles siis, kui väljas oli juba suur valge. Küll mul on nüüd mõnus oma aias olla, ütles ta ja asus otse kohe tööle. Aga juhtus nii, et tal ei õnnestunudki oma lillede eest hoolitseda, sest tema sõber Mölder käis pidevalt tema juures ning saatis teda aega võtvaid ülesandeid täitma või kutsus teda veskisse appi. Mõnikord jäi väike Hans väga kurvaks, sest ta kartis, et tema lilled arvavad, et ta on nad unustanud. Aga ta lohutas end mõttega, et Mölder on tema parim sõber. Pealegi annab Mölder mulle käru ja see on temast tõesti suuremeelne, ütles ta ikka. Nii töötaski väike Hans Möldri heaks ning Mölder ütles sõpruse kohta igasuguseid ilusaid asju, mida Hans märkmikusse kirja pani ja õhtuti üle luges, sest ta oli väga usin õpilane. Ühel õhtul istus väike Hans parajasti kolde ees, kui kostis vali koputus uksele. Öö oli väga tormine. Tuul puhus ja möirgas maja ümber nii hirmsasti, et alguses pidaski Hans koputust lihtsalt tormimühaks. Aga kostis veel teinegi koputus
ja siis kolmas, eelmisest valjem. See on vist mõni vaene rändaja, ütles väike Hans endamisi ja jooksis ukse juurde. Ukse taga seisis Mölder, latern käes ja suur kepp teises käes. Kallis väike Hans, hüüdis Mölder. Ma olen suures hädas. Minu väike poeg kukkus redeli pealt alla ja sai viga ning ma lähen arsti kutsuma. Kuid arst elab üsna kaugel ja ilm on väga kole ning mulle tuli pähe, et oleks palju parem, kui sina minu asemel läheksid. Sa tead ju, et ma annan sulle käru ning seepärast on igati õiglane, kui sina minu heaks ka midagi teed. Muidugi, vastas väike Hans. Ma pean seda endale suureks auks, et sa just minu juurde tulid ja asun kohe teele. Aga sa pead mulle laterna laenama, sest öö on nii pime, et ma kardan kraavi kukkuda. Kahju küll, vastas Mölder, aga see on uus latern ning see oleks mulle tõsiseks kaotuseks, kui sellega midagi juhtuks. Noh, pole viga, ma saan ka ilma hakkama, hüüdis väike Hans. Ta võttis paksu kasuka, pani pähe sooja punase mütsi, sidus salli kaela ja asus teele. Oli see alles hirmus torm. Öö oli nii pime, et väike Hans nägi ainult hädavaevu teed ning tuul oli nii tugev, et ta püsis vaevu püsti. Kuid ta oli väga vapper ning umbes 3-tunnise käimise järel jõudis ta arsti maja juurde ja koputas uksele. Kes seal on? Hüüdis arst pead magamistoa aknast välja pistes. Väike Hans. Mis sul vaja on, väike Hans? Möldri poeg kukkus redeli pealt alla ja sai viga ning Mölder tahab, et sa kohe tuleksid. Hea küll, vastas arst. Käskis valmis panna hobuse, pikad saapad ja laterna ning tuli siis trepist alla ja sõitis Möldri maja suunas. Väike Hans tema järel rühkimas. Aga torm läks üha hullemaks ja vihma valas nagu oavarrest ning väike Hans ei näinud, kuhu ta läks, ega suutnud ka hobusega sammu pidada. Lõpuks eksis ta ära ning hulkus ringi nõmmel, mis oli väga ohtlik paik, sest see oli täis sügavaid auke ning väike Hans uppuski ära. Kitsekarjused leidsid järgmisel päeval tema laiba, mis ujus suures veelombis ning viisid selle Hansu majakesse. Kõik naabrid läksid väikese Hansu matustele, sest teda armastati väga, kuid kõige suurem leinaja oli Mölder. Kuna mina olin tema kõige parem sõber, ütles Mölder, siis on ka õiglane, et mina saan kõige parema koha. Ning ta kõndiski, pikk must palitu seljas, rongkäigu eesotsas ning pühkis iga natukese aja tagant suure taskurätikuga silmi. Väikese Hansu surm on muidugi kõigile suureks kaotuseks, ütles Sepp, kui matused olid läbi ning nad kõik mugavalt kõrtsis istusid, hõõgveini jõid ja magusaid kooke sõid. Vähemalt minule oli see küll suureks kaotuseks, vastas Mölder.
Ma olingi juba peaaegu käru temale andnud. Ja nüüd ei tea ma tõesti, mida sellega peale hakata. See on mul kodus jalus ja nii lagunenud, et selle müügist ei saaks ma midagi. Ma ei anna enam kunagi midagi ära. Kindel see. Heldus toob ainult häda kaela. Noh, küsis vesirott pärast pikka pausi. Noh, ongi lõpp, vastas kanepilind. Aga mis sai möldrist? Küsis vesirott. Ah, ma tõesti ei tea, kostis kanepilind. Ja ega see lähegi mulle korda. Täiesti ilmne, et sinust pole põrmugi kaastunnet, ütles vana vesirott. Sa vist ei saa loo moraalist päriselt aru, märkis kanepilind. Millest? Kriiskas vesirott. Moraalist. Kas sa tahad öelda, et sel lool on moraal? Muidugi, ütles kanepilind. No kuule, kostis vesirott väga vihaselt. Minu arust oleksid sa pidanud seda mulle kohe alguses ütlema. Oleksid sa seda teinud, ei oleks ma sind üldse kuulama hakanud, vaid oleksin öelnud hoopis selle kriitiku kombel. Päh! Aga seda võin ma ka praegu öelda. Vesirott karjuski kõigest kõrist. Päh! Vibutas saba ning kadus uuesti oma urgu. Ja kuidas sulle meeldib, vesirott? Küsis part, kes mõni minut hiljem kohale jõudis. Tal on mõningaid häid omadusi, aga mis minusse puutub, siis ei lase minu ema tunded mul kunagi veendunud poissmeest vaadata, ilma et mul pisarad silma ei tuleks. Ma vist pahandasin teda, vastas kanepilind. Asi on selles, et ma jutustasin talle moraaliga loo. Oh, see on alati väga ohtlik, ütles part. Ja ma olen temaga täiesti päri.